Nikrootiline haavand on kaetud musta, pruuni või punakas-pruuni elutu koega. Nikrootiline kude on sageli kuiv ja dehüdreeritud ning tugevalt kinnitunud haavandi põhjas või äärtel. Pealispind on kõvem kui ümbritsev kude. Infektsiooni puudumisel tuleb nikrootiline kude eraldada tervetest kudedest haava põhjas autolüüsi potentseerimise teel niiske keskkonna loomisega. Niiskuse suurendamiseks sobivad hüdrogeelid, hüdrokoloidid ja füsioloogilise lahusega niisutatud hüdrofiibersidemed. Hüdrogeeli kasutamisel asetatakse haavandi põhja kõigepealt hüdrogeel ja seejärel kasutatakse silikoonvõrku. Nikroosi veeldumisel sobib haavale panna kas kuiv hüdrofiiber või mee baasil sidemed. Samuti on tõhus vahend kasutada kärbsevasseid, kes samuti eemaldavad veeldunud nikrootilise koe. Kuiv ja märg fibroosse kattuga haavand. Haavandi põhjas on kollane või valge katt, mis katab haavandit laikude, tihedate tükkide või fibriinina. Kollane haavandi katt koosneb haava eksudaatist, leukotsüütidest, bakterite jäänustest ja fibriinist. Kollane katt soodustab infektsiooni teket, kuna toitaine rikkas keskkond aitab kaasa mikroorganismide paljunemisele. Fibrinoosset kattu saab eemaldada kirurgiliselt, mehaaniliselt või autolüütilise meetodi kasutamisel. Haavasideme valikul tuleb lähtuda plaastri imamise omadustest. Haavaside peaks olema hea eksudaadi imamisvõimega. Kattu eemaldamise järgselt tekib granuleeriv puhas haav. Granulatsiooni kude tähendab väikeste veresoonte ja sidekoe kasvu, et täita haavandit täielikult. Kude on terve, kui see on erk, lihakas, punane, läikiv ja teraline, väliselt sametine, meenutades vaarika pinda. Kui on halb verevarustus, tähendab see kahvatusroosad või tuhmi valged, hägusa punaga tooniga kude. Haavasidemeteks sobivad vahtsidemed või hüdrofiiberside. Granulatsioonile järgneb epiteliseerumine. Epiteliseerumine on epidermise taastekkeprotsess haavandi pinnale ja selle tulemusel tekib kas roosa või punane nahk. Epiteliseerumine algab haavandi servades keratinotsüütide migratsiooniga, mis kasvab nurkadest sissepoole või saarekestena haavandi põhjas. Uus nahk on õhukene ja kergesti vigastatav. Sidemed peaksid säilitama haavas ühtlase temperatuuri ja niiskustaseme ning kasutada soovitatakse automaatilisi haavaravitooteid, minimaliseerimaks kudede traumad sidemevahetusel. Paranenud nahk on täiesti kaetud epiteelkoega ehk uue nahaga.